Tere! Seekord tahaks konstellatsioonidele läheneda veidi sellisest filosoofilisest vaatenurgast. Millegipärast mulle tundub, et see koht tahaks natukene lahti seletamist või selgitamist, läbirääkimist, väljaütlemist. Sest ma tajun, et on päris paljudel inimestel hirm, et tegemist on mingisuguse uhuuga, et me tuleme kokku, kõik seal midagi etendavad, näitlevad ja kust üldse need tulemused tulevad ja kust nad teavad, mida rääkida, mis puudutab asendajaid, nii et sellist teadmatust on inimestel päris palju selles osas. Ja võib-olla ma natukene lähenengi sellisest vaatenurgast ja tõesti vähe filosoofilisemast küljest, ja räägin sellest, et konstellatsioon, nagu iga teine nähtus selles elus, on lihtsalt olemas. Ja fakt on see, et ta toimib. Kui me mõtleme väga-väga laialt, siis me teame, et absoluutselt kõik on olemas. Ei ole midagi, mida ei ole. Ja nii ka konstellatsioon. Nii nagu on need lilled mu selja taga või need elupuud mu selja taga, nad kõik on. Mõni asi on meile teada, mõni asi on uuritud, mõni asi on selgeks tehtud, mõni asi on tõestatud. Aga maailmas on tunduvalt rohkem seda, mis on kõik tõestamata. Ja me ei teagi, et see on olemas, kuigi see on olemas. Et see töötab, kuigi me ei ole seda tõestanud. Kuidas see täpselt töötab? Kui rääkida päris teadlastest ja sellistest õigetest füüsikutest näiteks, kes tegelevadki teadusuuringutega, siis nad hakkavad uurima asju, millest nad ei tea mitte midagi. On ju? Ja iga korralik ja selline teadusliku põhjaga uurimustöö ja iga teadlane, kes midagi uurib, ta teab väga selgelt, et on asju, mida ta vaatab, mida ta tajub, mida ta saab registreerida, aga ta ei oska seda mitte kuidagi seletada. Ja konstellatsioon on esialgu veel üks sellistest, mida väga täpselt ei ole võimalik selgitada, mis see on, mismoodi see toimib, aga fakt on selles, et see lihtsalt toimib. Nagu iga teraapia, sest meil on meie teadvus ja meie alateadvus, see tegeleb sellega, et see, mis on peidetud alateadvuse alla meie teadvuse ja alateadvuse vahel, on tohutu, graniitplaat võib öelda. Ehk siis teadvus ei lase alateadvusel pinnale tulla ja alateadvus püsib seal vaikselt, et mitte mõistusele anda selliseid lahendamatuid ülesanded, millega ta hakkama ei saa. Sest meie teadvus on see, mis teadvustab, ehk siis mõistusega on võimalik ära seletada, mis on mis ja miks miski asi nagu töötab. Ja alateadvusesse me pakimegi kõik need teadmised ära. Alateadvuses me ju räägime, et me toimime kuskil 5% ainult teadlikkus meeles ja 95% on alateadvuses ehk väga-väga palju infot. Ja kõike seda, mida me ei tea, seda sisaldab meie alateadvus. Ja konstellatsiooni, nagu ka iga teise teraapia ülesanne, juhul kui mingi koht hakkab nagu ikkagi muret valmistama, on välja tuua need alateadlikud seosed, mida me oleme mõistusega justkui ära blokeerinud, selleks, et mitte kuskile valusasse kohta uuesti vaadata ja saada uuesti mingisuguseid traumasid ja vanu mälestusi nii-öelda üles kerida, siis me oleme nad alateadvusesse ära peitnud ja meil on võimatu nii-öelda mõistusega seletada, miks miski asi meie elus just niimoodi on. Ja kui me selle olukorraga oma elus rahul ei ole, siis me võime mõistusega kedrata nii palju kui tahame, aga me ei jõua mitte kusagile välja, sellepärast et mõistus lähtub sellest, mida ta juba teab. Aga 95% asub meis selles kohas ehk alateadvuses, millest me mitte midagi ei tea.
mille me oleme enda jaoks sulgenud ja seal asub võti. Ja vot konstellatsioon on võimalus vaadata, saada ligipääs sellele võtmele. Mida teeb konstellöör? Konstellöör ei tee nagu konkreetselt mitte midagi selle inimese heaks, kui ta ei taha midagi saavutada. Kui inimesel on selge vajadus oma elus mingit kohta muuta, siis ta tuleb kohale, siis tulevad kohale asendajad, siis konstellöör loob selle ruumi, hoiab seda välja ja tõlgendab kliendile seda, mida alateadvusest ta näeb seal väljal. Ja kliendil keha reageerib. See ei ole see, et ma räägin sulle, mis siin toimub ja sa noogutad okei, no las ta siis olla. Mitte niiviisi, vaid kliendil tuleb alati järgmine kiht, järgmine vastus, järgmine mingisugune seos, järgmine ühendus loob ja kliendi keha reageerib. Keha võib reageerida, ma ei tea, külmatundega, võib reageerida pisaratega, võib tekkida vabanemine, energia hakkab liikuma. Nii et see ei ole lihtsalt see, et ma tulen ja ütlen sulle, kuidas on vaja, kuidas peab olema, et sa midagi oled valesti teinud või üleüldse valesti oma elu elanud ja kuidas sa said seda teha ja ma nüüd näitan, kuidas peab olema, vaid vastupidi, klient leiab enda seest need vastused oma enda alateadvusest, sest kõik on unikaalsed, kõik on erilised, kõigil probleem võib olla sarnane, aga vastused on eri kohtades peidus. Ja sellega me nii-öelda teraapiates tegeleme. Miks inimesed nii harva suhteliselt harva sinna satuvad võrreldes sellega, et kui palju tegelikult inimestel raskeid kohti elus on, siis seal on tõesti ikkagi selline eneseuhkus. Seal on, et mul on kõik korras, no ega ma siis nüüd, mis mul sinna konstellatsiooni asja on, minuga on kõik hästi. Ma ei saa ju ei endale tunnistada ega teistele näidata, et mu elus midagi halvasti oleks. Seal on see koht, siis et kuidas ma seda teistele näitan või seletan. Ja seal on tagavalu, et kui midagi nagu muutub, kui midagi paljastub, kui ma midagi juhtun sellist nägema, mida ma olen enda eest ammu peitnud, siis ma saan haiget. See võib juhtuda ja see tavaliselt ka juhtub, kuigi konstellatsioonis me toredasti teeme ikkagi niimoodi, et me ei saa haiget, vaid me ikkagi tervendame. Ehk teadmine tervendab, see nägemine, olukorra nägemine, alateadvusest välja toomine, see on see tervendav jõud ja vägi. Nii et kutsun konstellatsiooni, kui kellelgi on lahendamatud küsimusi, sellepärast et üksinda sa ei liiguta seda betoonplaati oma teadvuse ja alateadvuse vahelt. Sa ei tee sellega mitte midagi, sellepärast see alateadvus nii väga hästi on peidetud ja mõistus teeb kõik, ehk siis teadlik meel teeb kõik, et alateadvusest ei immitseks midagi niisugust välja, mis sinna on kenasti ära pakitud. See, et ei tuleks välja see, mida mõistusega ei ole võimalik seletada. Sest ajule on see viga, error. Ajus tekib sellega nagu tõesti mingi lühis. Niisiis, kõige parem viis mingisuguseid asju oma elus teada saada, on seda ise oma nahal kogeda. Mida rohkem on inimesel suhteid teiste inimestega, mida rohkem on inimesel kogemusi, mida rohkem inimene ennast arendab, avab, õpib juurde, seda rohkem tekib inimesel valikuid. Alati on valik tulla käia konstellatsioonis, vaadata see asi ära ja kui see sulle kui sa ei taha muutust, siis see peab seda läbi viima. Muutus algab alles siis, kui sa oled nii-öelda lahkunud sellest ruumist, konstellatsiooni ruumist ja lähed tegelema oma eluga, teed oma elus midagi sellist, mis saab muutused kinnistada sinu teadvusesse. Ja öeldakse siis ju ka seda, et mida rohkem inimene õpib,
seda rohkem on tal valikut, mida rohkem näiteks, võtame sellise kõige elementaarsema näite, mida rohkem inimesel näiteks on keeli suus, mida rohkem keeli ta valdab, seda suuremad on ta võimalused minna näiteks õppima kusagile välismaale. Või kui sa valdad ainult ühte keelt, siis sa põhimõtteliselt oled suhteliselt piiratud kohas oma arengus. Nii et ma julgustan kõiki tulema välja sellest kohast, kus nad on kinni jäänud, julgustan kõiki avardama oma maailmavaadet, julgustan kõiki tegelema iseendaga, arendama iseennast, sellepärast et me oleme siia ellu tulnud teatud ülesandetega ja need ülesanded on kindlasti just seotud enda hinge arendamisega. Hingel on vaja kogemusi. Me võtame elu sellisena, nagu ta on. Ehk elus on kõike. Elus juhtub kõike. Midagi ära nagu olematuks teha või sulgeda iseenda eest, et seda pole olnud, ma ei taha seda näha. Sellel pole mitte mingisugust mõtet, sest sa lõikad ennast lahti mingisugusest kogemustest, mis sind enam ei teeni, aga samas see on hüppelauaks sinu järgmistele võimalustele. Nii et ei eita midagi, ei keela endale midagi, vaatame julgelt sellesse kohta, kus ammu ilma midagi juba pitsitab ja pigistab ja ainult teise inimese abil. Sest et klient või inimene on omas süsteemis ja ta vajab sellest oma süsteemist väljapoole nägemiseks, väljapoole tulemiseks, lahti välja koorumiseks teist inimest, kes asub temast teises süsteemis. Ma soovitan, et see oleks ikkagi, kui on tõsisema probleemiga tegemist, siis spetsialist, kui on mõni lihtsam asi, siis neid asju välja rääkida kas või oma sõbrannadega, mingisugune energia vabastada ja ennast tühjaks rääkida. See juba aitab, aga kui tõepoolest on juba pikemaajalise murega või probleemiga tegemist, siis ma soovitan abi otsida spetsialisti käest, sellepärast et ise me ei jõua mitte kunagi sinna. Meie meel paneb meile piiri ette ja konstellatsioon on see koht, see võimalus, mis liigutab natukene seda nii-öelda betoonplaati sinu teadvuse ja alateadvuse vahelt ja lubab sealt välja täpselt selle energia, täpselt selle teadmise või selle info, millega on sul võimalik tervendada see koht, millega sa oled tükk aega juba maadelnud. Nii et mida rohkem sa tead, mida rohkem sa koged, mida rohkem sa endale võimalust annad, mida rohkem sa uurid, seda rohkem sa saad teada sellest, millest sa ei tea mitte midagi. Nüüd ei ole mõtet öelda, et see toimib või see ei toimi, kui sa pole seda ise omal nahal kogenud. See toimib nendele, kes on ennast häälestanud selleks, et nad vajavad muutusi ja nad otsivad vastuseid. See ei toimi kindlasti nendel, kes on otsustanud, et mind ei aita enam mitte midagi. Seal on juba jälle see ohvri ja lapse staatus, ehk siis sellest on kasulik kinni hoida. Sellest me oleme tegelikult ka mingis videos varasemalt rääkinud, aga ma tahtsin just nagu tuua siia selle momendi sisse, et ma ei saa konstellatsiooni tulla, ma ei julge sinna tulla, ma ei taha sinna tulla, sellepärast tegemist on mingisuguse uhuundusega järjekordselt. Kellele see nii tundub, no nende õigus, nende valik, aga põhimõtteliselt on väga palju asju, millest me mitte midagi ei tea. Ja ainus võimalus enda teadmisi, oma maailmavaadet avardada, on lubada endal seda kogeda. Nii et peale seda saad sa öelda, kas see töötab või ei tööta, kas see on uhuu või ei ole, isegi kui sa ei suuda seda sõnadega seletada. Sest neid asju, nagu ma ütlen veel kord, mida me ei tea, on tunduvalt rohkem nendest, mida me väga täpselt teame. Isegi see, mida me väga täpselt teame, võib ühel hetkel sattuda küsimärgi alla. Need asju võib kõiki ümber uurida. Need asjad, kõik muutub, kõik areneb, kõik liigub elus edasi. Nii et see, kui ei ole kindlat definitsiooni konstellatsioonile, mis see on, kuidas see toimib ja kuidas see saab sind aidata, ei tähenda seda, et tegemist on
mingisuguse meetodiga, mis on ainult sellistele inimestele. See on praegu kõik, mis ma tahtsin öelda. Järgmine kord ma arvan, et me räägime armastusest. Aitäh!